Mina kujutan ette, et kui minul ükskõik mis põhjusel oleks siis jäänud gümnaasiumitee poolikuks või üldse ei oleks gümnaasiumisse läinud pärast põhikooli ja täna ma mingil põhjusel näiteks oleksin töötukassal arvel ja nad pakuksid mulle koolitusi, ma mõtleks esimese asjana küll kohe gümnaasiumi peale, eks ole, ja miks mitte e-gümnaasiumi peale, sest et ma saan kaugteel õppida ja samal ajal tegelikult erialast tööd ka teha väga mugavalt, eks, et ja hoolimata siis asukohast, et ma ei peaks nagu nii palju muretsema, ma peaksin hakkama oma elukohta nüüd muutma sellepärast, et mõni täiskasvanute gümnaasium on, ma ei tea, asukoha mõttes liiga kaugel minu jaoks, eks ole, et see tundub päris paindlik nagu lahendus. Aga millise nagu taustaga sellised õppijad üldse jõuavad täiskasvanute e-gümnaasiumisse? On teil nagu mingisugune statistika tehtud selliste õppijate kohta, et mis nende profiil on? Jaa, mul ongi selle jaoks see paber siin laua peal, et ma õiget juttu räägiksin, et meil on olemas arvandmed eelmise õppeaasta kohta, see on 2024-2025. Ja siin joonistus välja 3 peamist rühma, et on teismelised vanuses 16-19, neid on siis 28%, siis on noored täiskasvanud, me oleme neid niimoodi nimetanud, vanuses 20-29, neid on 39% ja siis on keskealised 30-52 eluaastat, et neid on 33%. Et noh, siin nagu konteksti mõttes on hea teada ka, et täiskasvanute gümnaasiumid saavad gümnaasiumisse võtta õppijaid ilma vanusepiiranguta, aga põhikooli siis alates 17. eluaastast saab ka nooremaid, aga siis on vaja juba seadusest tulenevalt rajaleidja suunamist. Et siis, et meile astuda. Aga jah, et täiskasvanute e-gümnaasiumis on nii põhikooli see viimane aste, 3. aste kui ka gümnaasiumi aste, et aga mis see kontekst on selles suhtes, et kas nad töötavad ja siis nagu nad saavad endale vabalt valitud ajal seda gümnaasiumi haridust omandada või seal on ikkagi mingisugused fikseeritud tunnid, kus nad peavad arvestama, et nad peavad olema nii-öelda tunnis, aga lihtsalt e-gümnaasiumi tunnis? Aha, okei. Et see õppekorraldusest no me oleme praeguseks siis jõudnud oma 3 tegevusaastaga nii kaugele, et õppetöö toimub tsüklite kaupa. On 4 õppetsüklit ja igas õppetsüklis avanevad siis teatud kursused. Ja no näiteks, kui inimene tuleb siin ja soovib 10. klassi tulla, siis ta valib välja, palju üldse kursusi on talle jõukohane. Me selles protsessis väga aktiivselt osaleme ka, sellepärast et inimene, kes on näiteks tükk aega koolist eemal olnud, tal on juba meelest läinud, et kui palju see ajaliselt nõuab temalt selles õppetöös osalemine. Ja siis ongi niimoodi, et inimene jälgib seda oma õppelepingut, seal välja valitud kursusi, tuleb see õppetsükkel, näiteks esimene on praegu käsil siin alates septembri algusest ja siis ta vaatab, et okei, näiteks, et matemaatika esimene kursus ja eesti keele esimene kursus hakkas tema jaoks ja sinna ta siis registreerib, tal on selle jaoks oma see võti ja hakkab siis vastavalt seal antud juhistel toimetama. Et kursused on meil muidugi niimoodi läbi mõeldud ka, et meil on kohe eraldi selle jaoks e-kursuste koostamise ja läbiviimise kord, ehk siis need on selline läbiv loogika kõikidel kursustel olemas. Et sisuliselt ikkagi pärast tööpäeva, oletame, kas olimata sellest, kas minu tööpäev on siis hommikul poole või õhtupoole, ma saan ise valida, millal ma lähen seda kursust tegema. Jah, just. Sinna ma tahtsingi jõuda, et meie anname selle struktuuri ette, aga inimene ise siis vastavalt oma võimalustele siis valib selle, et millal ta siis selle õppeülesandega parasjagu tegeleb, et meil nagu otseselt õppeaasta siseseid mingisuguseid punase joone päevasid ei ole, küll on aga õppeaasta lõpus, et siis sel 10. augustiks peaks olema siis
oma õppelepinguga võetud kohustused olema saavutatud. No kui mina teie selle täiskasvanute e-gümnaasiumi nagu lehele sattusin, siis mul tekkis kohe nagu see klikk ära, et nagu see on ju nii hea võimalus, kuidas oma väärtust tööturul nagu tõsta inimestel, kes päriselt seda tahavad teha. Aga kus see nagu motivatsioon on? Kus sa näed nagu, et millised inimesed on motiveeritud seda sammu tegema ja mis neid nagu ajendab, sest et kindlasti kõik inimesed ei ole seda motiveeritud tegema, et seal on mingi põhjus, miks nad on, ma ei tea, piirdunud põhikooli haridusega. Aga mis see nagu ajend on tavaliselt, miks nad tulevad?